Minu lugu on selline, et ma olen pärit Lasnamäelt, kasvanud üles asfaldil ja paneelmajade vahel. Ja ei olnud ka maavanaema, selles mõttes, et üks vanaema elas Mustamäel, teine elas Sakus, küll väikses eramajas, aga seal me käisime ikkagi natukene vahel, aga ei olnud loomi, ei olnud kanu ja kukkesid ja lambaid, nagu vähemalt mu kujutluses vanaemal olema peaks. Aga ma tundsin seetõttu alati, et mul on midagi puudu. Minu elus ja mingis kogemuses on midagi puudu, mida ma väga soovisin, et minu lastel oleks juba maast madalast peale. Ja kui esimene laps sündis, siis esimese lapse sünd on, või sünnitus ise on nii elu muutav kogemus, aga ma mäletan nii selgelt seda tunnet keset sünnitust, et ma olen loom, ürgne, võimas, jõuline loom, ma annan selle kontrolli oma ajust ära oma kehale, kes mingil arusaamatul põhjusel teabki, mida ta peab tegema. Ja ta teeb seda sihikindlalt ja jõuliselt. Ja veel ka see kogemus, et see, kuidas absoluutselt kõik on omavahel seotud, ehk et see kalaparv, mis ujub meres, või linnuparv, mis lendab õhus, või ma ei tea, puuringid ja siis see valu, mis minust samamoodi läbi käib, et see on mingil äraseletamatul moel üks ja seesama. Ma ei saa ennast loodusest välja kuidagi tõsta. Ja siis, kui meie tütar oli 4-kuune, siis me juba soetasime omale maakodu, et neil oleks siis tütrel ja pojal mõlemal maast madalast see maal olemise, looduse sees olemise kogemus. See teadmine, et kui sa korjad Tornide väljaku pargist tammetõru, paned selle kodus väiksesse potti, kastad seda, hoolitsed selle eest, siis kui see puukene on piisavalt suureks kasvanud, saad sa selle istutada maale ja siis tänaseks, ma ütleks umbes 16 aastat hiljem, on see tammepuu 4-meetrine. See on Loviise tamm, Lennartil on oma kastan, mis on natukese rahulikuma tempoga. Olen pidanud seda kasti- ja potipõllundust maal, tegelikult ise õppinud seda kõike alles täiskasvanuna, õpetanud oma lastele, istutanud neid porgandiseemnekesi, siis harvendanud neid ja augustis võtnud mullase porgandi ja söönud seda koos nendega, et see on normaalne, nii see peakski olema. Ja selge on see, et loodusel ei ole meid vaja. Meil on loodust vaja, sest kui me looduse eest piisavalt ei hoolitse, võib ta meid siit maakeralt lihtsalt minema pühkida ja tegelikult ei juhtu looduse jaoks midagi hullu, ilmselt läheb paremaks. Nii et seetõttu vähim, mis me teha saame, on hoida seda keskkonda, hoolitseda selle eest, et mitte ainult meie lastel ei oleks tulevik, vaid ka lastelastel ja võib-olla isegi laste lastel.